Ukraina presidendi kantselei endine juht Andrei Yermak saadeti siiski 60 päevaks trellide taha. Täna hommikul 14. mail juhtus Ukrainas see, mis veel aasta tagasi tundus täiesti võimatu. Kõrgem korruptsioonivastane kohus tegi otsuse Andrei Yermaki vahistamise kohta. Inimest, kes de facto juhtis Ukrainat viimastel aastatel ja koordineeris selle suhteid läänega. Vahi alla 60 päevaks võimalusega vabaneda kautsjoni vastu, mille suurus on 140 miljonit grivnat ehk umbes 3,5 miljonit dollarit. Yermak ise väitis varem, et tal sellist raha ei ole, kuid täna lisas, et tal on piisavalt jõukaid sõpru, kes aitavad tal arestist vabaneda. Selle saate salvestamise hetkeks on teada, et juba on kogutud veidi üle 14 miljoni grivna. Aga mis saab edasi, seda me nüüd arutame. Minu nimi on Aleksander, Aleksei Petši. Arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange sellele saatele like, kirjutage selle video alla oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši uudised. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Ukraina kõrgem korruptsioonivastane kohus vahistas 60 päevaks endise presidendi kantselei juhi Andrei Yermaki rahapesu asjas. Samal ajal anti talle võimalus vabaneda kautsjoni vastu, mille suurus on 140 miljonit grivnat. Kuni raha tasumiseni viibib ta eeluurimisvanglas. Ja nüüd Ukraina riikliku korruptsioonivastase büroo andmetel võib Yermak olla seotud rahapesuga. 460 miljonit grivnat, mida kasutati eliitrajoonis Kosinos, Kiievi lähedal asuva Dynastia suvila rajooni ehitamiseks. Talle ähvardab kuni 12 aastat vangistust koos vara konfiskeerimisega. Ja siin on, mida Andrei ise pärast sellist otsust ütleb. Yermak. Niisiis, kohtunik kuulutas otsuse järgmiselt. Uurimiskohtunik otsustas osaliselt rahuldada NABU detektiivi taotluse ning kohaldada kahtlustatava Yermaki suhtes tõkendimeetmena 60 päevaks vahi alla võtmist alates tema tegelikust kinnipidamisest. Määrata kahtlustatavale kautsjoniks 140 miljonit grivnat, kuigi NABU taotles 180 miljonit. Kohtunik lisas, et kautsjoni võib tasuda nii kahtlustatav ise kui ka teised isikud. Yermak teatas kohe, et tal ei ole vajalikku summat kautsjoni jaoks ning ta hakkab raha otsima sõprade ja tuttavate seast. Nagu ta ütles, tsiteerin, ma jään Ukrainasse, mul ei ole midagi varjata. Kuigi, kuidas teisiti, kui oled eeluurimisvanglas. Ja ta lükkas veel kord süüdistused tagasi kui põhjendavatud. Muide, Ukraina presidendi kantselei pooldajad kinnitavad praegu igati, et see kõik on vaid Venemaa infooperatsioon surve avaldamiseks Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Ja kohe hakkavad nad viitama sellele, et vaadake, venelased võimendavad korruptsiooniskandaali nii palju kui võimalik, aga Ukraina ajakirjanikud ja blogijad võtavad selle suuna üle ning töötavad ilmselgelt Kremli heaks president Zelenski vastu. Kuigi rõhutan, et Zelenski ise, nagu NABU esindajad ütlevad, selles uurimises ei figureeri. Miks? Sest riiklikul korruptsioonivastasel bürool ei ole volitusi presidenti uurida. Siia toovad presidendi kantselei pooldajad sisse ka endise Zelenski pressiesindaja Julia Mendeli intervjuu Tucker Carlsonile, aga ma ei hakka kordama. Mainin, et oma Telegrami kanalil Petši News olema juba avaldanud oma arvamust selle intervjuu kohta, mis selle taga on ja miks see just praegu ilmus. Kohe ütlen, mingit suurt vandenõuteooriat ma siin absoluutselt ei näe. Aga vaatame selle olukorra rahulikult läbi. Yermakat süüdistatakse 460 miljoni grivna rahapesus osalemises, see on üle 10 miljoni dollari. Uurimise versiooni kohaselt kulutati raha eliitvillade ehitamiseks Kiievi lähedal. Kautsjon on 3,5 miljonit dollarit ja ta ütleb, et hakkab raha otsima sõprade seast. See on kas tõsi ja siis tal tõesti pole sellist raha käepärast, mis viitaks uurimise ebatõesusele. Ja ütleb, et Yermak pole tegelikult süüdi või siis pole Yermakil lihtsalt puhast raha. Ja siis muutub juba ainuüksi kautsjoni maksmise võimatus kaudseks tõendiks süüdistuse kasuks. Vaatame, kui kiiresti Yermaki sõbrad tema eest välja astuvad. Muide, kui kautsjon makstakse, vabastatakse Yermak eeluurimisvanglast, kuid talle kehtestatakse rida protseduurilisi kohustusi. Näiteks peab ta ilmuma uurija, prokuröri või kohtu juurde esimese kutse peale. Ta peab teatama, kui vahetab elukohta või töökohta. Tal keeratakse linnast lahkuda. Ta peab hoiule andma kõik välispassid, diplomaatilised passid ja kõik dokumendid, mis võimaldavad riigist lahkuda.
kohustuslik on kanda elektroonilist jälgimisseadet. ja veel, Jermakul on rangelt keelatud arutada juhtumi üksikasju teiste kahtlusaluste ja tunnistajatega. Nende seas on Aleksei Tšernošev, Timur Minditš, Veronika Nikijevitš, muide Rustem Umerov ja nii edasi. Nüüd on kogu juhtumi pilt ees, sest ilma selleta pole ulatus arusaadav. Tuletan meelde, et Nabu ja SAP väidavad, et Jermak on kahtlustatav organiseeritud kuritegelikus rühmituses osalemises, mis pesi umbes 460 miljonit hryvniat läbi eliitelamuprojekti ehitamise Kiievi lähedal. See on suvilarajoon Dynastia Kozinis. 8 hektarit mõisaid ja isegi spa-keskus pidi sinna ehitatama. Karistusseadustiku paragrahvi 209 lõike 3 järgi kuni 12 aastat vara konfiskeerimisega. Lisaks Jermakil on kahtluse all asepeaminister Aleksei Tšernošev ja ärimees Timur Minditš. Viimane sattus Nabu huviorbiiti esmakordselt juba 2025 aasta novembris. Teda süüdistati altkäemaksuskeemis Energoatomi juures $100 miljoni ulatuses. Ja siin on väga oluline detail. Uurimine energeetika ja kaitse valdkonnas veel jätkub. See tähendab, et Miidasse juhtumi selle Dynastia linnaku lugu ei ole lõpp. See on alles algus. Kontrolli alla satuvad kaitsetööstusettevõtted, mis on seotud Minditšiga, sealhulgas ettevõte Firepoint. Teisest küljest tasub ka seda välja öelda ja arvestada. Kogu see asi tekkis eriti tundlikul hetkel Ukraina jaoks, kuna Kiiev jätkab sõjalise ja rahalise toetuse taotlemist oma lääne liitlastelt. Aga teisest küljest tuletan meelde, et eelmisel aastal juulis võttis Ukraina valitsus vastu presidendi algatatud seaduse, mis tegelikult piiras Nabu ja SAP-i iseseisvust. Küsimus on, miks seda kõike tehti? Tegelikult, kui see seadus oleks kehtinud, poleks Nabu saanud üldse selliseid iseseisvaid uurimisi läbi viia, sest nad oleksid olnud Ukraina julgeolekuteenistuse kontrolli all, mis on täielikult Ukraina presidendi kontrolli all. Siis algasid protestid. Zelenski oli sunnitud seaduse tühistama ja taastama korruptsioonivastaste asutuste iseseisvuse. Tuletan meelde, et siis esinesid Ameerika senaatorid Šahin ja Gramm karmide avaldustega, ma tsiteerin. Üks enim kasutatud argumente Ukraina toetamise lõpetamiseks on see, et riik on korruptsioonis uppumas. Pärast seda ei jätkanud Nabu lihtsalt tööd, vaid nad andsid löögi otse presidendi kantselei tippu. Nüüd kõige tähtsam, kas Jermaki arreteerimine on signaal Ameerika Ühendriikidelt või Donald Trumpi administratsioonilt? Zelenski pole seda juhtumit siiani avalikult kuidagi kommenteerinud, ta on valinud vaikimisstrateegia. Tema pressiteenistus ütles, et selle teema kommenteerimine on praegu enneaegne. See on juba iseenesest vastus. Kui võim oleks tahtnud Jermakit kaitsta, oleks ta seda teinud avalikult ja kohe. Bankova tänava vaikus on samuti valik ja see valik ütleb palju. Mis saab edasi? Minu arvates on siin 3 stsenaariumi. Esimene, Jermak leiab lähiajal 140 miljonit hryvniat, tuleb välja käevõruga, asi venib kuude või isegi aastate kaupa. Teine stsenaarium, raha ei ole, ta istub eeluurimisvanglas 60 päeva uurimine jätkub, eriti kaitsevaldkonna suunal, ja siis võib Jermak kaasa tõmmata ka teisi tegelasi või muutuda omamoodi suureks märtriks. 3. stsenaarium on apellatsioon ja Jermaka advokaadid on juba teatanud, et kavatsevad edasi kaevata. See võtab samuti aega, kuid korruptsioonivastane protsess on käima lükatud ja seda peatada on nüüd palju raskem kui näiteks aasta tagasi, kui üritati läbi suruda seda seadust Nabu ja SAP-i iseseisvuse kohta. Täpsemalt öeldes, võtta korruptsioonivastastelt asutustelt see iseseisvus ära. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage videole like panna. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile!